tere tulemast Kantari Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Margot Holts, Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsiooni osakonna juht. Tere ja suur tänu kutsumast. No, meil on alati hea meel näha siin tegusaid inimesi. Nagu meil on podcastile omane, siis me räägime karjäärist, vaatame tagasi, kuidas erinevad valikud toimusid, mis viis ühest asjast teise, mis me sealt õppisime. Siis me räägime turunduse ja kommunikatsiooni tänapäevasest elust ja vaatame natuke tulevikku ka. Lähen alati tagasi ja küsin, milline oli esimene kokkupuude sul tööga, oli see juba varakult või oli see pärast ülikooli või ülikooli ajal? Minu esimene selline päris töökoht oli tõepoolest alles peale ülikooli. Aga ülikooli ajal praktikal tõepoolest käisin, aga selline päris esimene töökoht oli mul oma vanemate ettevõttes, kus ma sellist suvetööd tegin. Minu vanematel oli ehitusfirma ja ma sain seal koristamas käia objektidel, et see oli minu selline esimene kokkupuude tööga ja selline arusaam rahast tekkis mul üpriski varajases nooruses tänu sellele. Lihtne töö ei olnud kohe, et läksid laua taha ja hakkasid tegema arvutiga tööd? Jah, tõepoolest lihtne töö ja ma arvan, et see mingis mõttes seab sellise hea fookuse ja prioriteedid tulevikuks. Mis sa valisid endale bakalaureuse kraadiks ja kas see tekkis niimoodi, et oli läbimõeldud karjäär sinna valdkonda või oli see mingi juhus? Ma arvan, et minu jaoks oli seal palju juhuseid ja avalikku haldusesse, üldsegi mitte turundusse, sattusin ma tõepoolest, nagu sa ütlesid, paljuski, ma arvan, juhuse tahtel. Minu head 2 klassiõde läksid sama asja õppima ja see oli uus eriala ja see tundus väga huvitav, et justkui nii paljudest erinevatest valdkondadest sai sellise hea nagu baasi. Nii et see tundus väga põnev. Miks Tartu Ülikool just? Et ülikool on rohkem? Tead, ma olen Tartust pärit ja see tundus hästi loomulik jätk minna Tartu Ülikooli ja eks ta on siiski minu silmis Eesti parim ülikool. Võib-olla. No tal on kindlasti nagu tugev ajalugu. Ma küsin seda ka üle, et kas sa nägid siis tollel hetkel, kui sa nagu astusid sinna sisse, et äkki on karjäär nagu avalikus sektoris? Tead, ma arvan küll, et meile paljudele tundus ülikooli astudes, et karjäär avalikus sektoris on see, mida me tahaksime teha. Aga kui ma praegu mõtlen oma kursakaaslaste peale, siis sealt avalikus sektoris minu teadmist mööda töötab vähem kui 10%. No ühesõnaga, pigem saadi siis hea alusharidus ja hea arusaamine mingisugusest üldistest printsiipidest ja toimimismehhanismidest. Jah, täna mulle tundub küll, et see on selline väga hea üldine baasharidus, kust siis nagu tekibki võimalus nagu edasi liikuda. Natuke hüppame edasi ka, et sa oled ka magistrikraadi teinud ja see ei ole ka tüüpiliselt üldse selles valdkonnas, et mis valik oli ja kus sa selle tegid? See on võib-olla ka üks nendest juhustest, et mind on väga tõmmanud kuidagi Soome ja soomlaste suunas. Ja see võib-olla saab alguse veel varasemast noorusest, sest 90ndate alguses elasin ma perega 5 aastat Soomes. Ja sealt ilmselt see minu suur Soome armastus on alguse saanud. Ja kui ma Tartu Ülikooli lõpetasin ja kõik kuidagi ka jälle läksid magistriõppesse, väga paljud meie kursuselt ka välismaale, siis mulle tundus kuidagi Helsingi ülikool hästi sümpaatne ja sealne politoloogia oli minu jaoks põnev. Aga miks just politoloogia? Jällegi, et avalik sektor, see nagu viitab sellistele nagu mingitele suurte asjade tegemisele, et sa peaks aru saama, kuidas teha, kuidas poliittehnoloogiad käivad, et mis su see mõte seal oli? Tead, politoloogias on väga suur osa tegelikult ka sellistel rahvusvahelistel suhetel, avalikel suhetel ja tegelikult see ei ole üldse kaugel ka sellest, millega tegeleb turundus. Seda enam, kui nüüd võtta isegi tänast sinu seda, mis ongi nagu põhimõtteliselt rahvusvahelised suhted, eks ole, mitte ainult nagu siseriiklikud. Nii et mõnes mõttes sa kaudselt siis nagu juba täiustasid seda, mida sa täna teed. Jah, mulle tundub küll, et see kõik on tavaliselt ikkagi millekski vajalik ja sellel hetkel tundus mulle see huvitav. Ma arvan, et
ma ei osanud mõelda sellises ja ma arvan, et ma siis isegi väga ei planeerinud oma karjääri, vaid ma ikkagi vaatasin, et see on praegu põnev, ma tegelen sellega ja siis eks paistab, mis elu toob. Kas see on hea strateegia või peaks planeerima, kui sa tagasi vaatad? Tagantjärgi ma oma lastel kindlasti soovitan planeerida, et kui ikkagi vaadata, et mingi valdkond huvitab, et siis tasuks ikkagi ka seda juba minna õppima ja seda võib-olla kuidagi rohkem nagu mõelda sellele ja lasta endast läbi neid erinevaid teemasid ja valdkondi ja natuke neid just ka nagu võib-olla rohkem katsuda ja tunnetada, et tänased need töövarjupäevad on minu meelest väga vahva selline võimalus või ka nooremas põlves keskkooli ajal, ülikooli ajal teha selliseid tööampse ja uuridagi selliseid erinevaid valdkondi ja võimalusi, mida siis tulevikus võib-olla nagu ka hariduse mõttes. On öeldud ka, et praktika on hea nagu selle karjääri algus, et nähakse tihtipeale ära, et kas see ikka on see valdkond see, mis ma tahan, et see umbes on sama, eks ole, täiendab samamoodi seda. Mida sa enda nagu karjääri alguseks pead, kas see ongi Tallinna lauluväljaks siis, kuhu sa läksid või on sellele veel mingisugune eelnev? Ma arvan, et ma seda tõesti selliseks nagu päris tööna pean oma karjääri alguseks ja sinna ma sattusin ka natuke juhuslikult, et minu hea tuttav oli sealt just sellelt ametikohalt lahkunud või lahkumaas ja kuidagi ma talle tulin meelde ja siis ta andis selle nime edasi siis sealsele juhile, kes oli toona Riho Rõõmus, kes minuga ühendust võttis ja kuidagi seal ma siis õige pea ennast tööülesannetest leidsin ja minu esimene ametinimetus oligi turundusarendusjuht. Et ma arvan, et selline värskelt ülikooli pingist sellisesse üpriski ikkagi vastutusrikkasse ametisse, mul oli oma tiim, mul olid alluvad, mul oli 0 juhtimiskogemust, et hästi põnev ja tagasi vaadates pöörane õppimise aeg. See oli nagu huvitav, et sa sattusid sellise institutsiooni juurde, mis on nagu siuke sümbol, see on ikkagi nagu rahva vabaduse sümbol ja siis sellega kohe nagu tegelema, et ma isegi ei kujuta ette, mina ei ole nagu sellises juures on, ettevõttestus ma on ka, mis on ka sümbolid, aga et selline nagu suur füüsiline objekt on ju hästi palju toimunud, hästi palju toimumas, et lisaks sellele müügi, ütleme, kui sa ütled oma meeskonna juhtimisel, et kuidagi nagu huvitav, kuidas sa seda nagu mõtlesid, et mis ma siis nüüd tegema siin hakkan või et siuke suur laulukaar ja see oligi, ma arvan, selline noorena, sellise entuka pealt ju me hästi paljusid asju teeme ja nagu võib-olla väga palju endale lahti ei mõtestagi, et mis on nagu ühe või teise töö eesmärk, tulemus, vaid nagu lähme ju hooga sisse ja siis seal sees tegelikult saame päriselt teada. Mis sul sellesse ajastusse jäid mingid suuremad üritused, mis seal olid, et mille juures sa olid veel? Seal lauluväljakul endas sees oli just parasjagu käimas selline suurem rekonstrueerimine ja arendusfaas, et kui seal ehitati ümber, uuendati hästi palju, seal me saime ka siis nagu oma teenuseid tänu sellele parandada ja arendada. See oli hästi huvitav osa minu töös ja kindlasti, mida ma ise pean selle faasi võib-olla kõige põnevamaks osaks, ma ei tea, seal tegelikult oli palju neid, aga just see inimeste juhtimine oli minu jaoks see, kus ma kindlasti väga palju arenesin ja kasvasin, et kuidas ma nagu hoogsalt mingite mõtetega lendasin peale, aga siis päris elu ikkagi tegi omad korrektuurid tihtilugu. Kui ma nüüd mäletan õigesti, siis järgmine samm oli PDG või? Jaa. Kontserti, ürituste korraldamine, kas rebased olid siis endiselt selle juures? Kuidas sa sinna sattusid? Tead sa, kui tulla veel lauluväljaku juurde tagasi, siis eks sealt lauluväljakult töötades ma puutusingi ju kokku nii PDG-ga kui ka teise minu suure armastusega, see on laulupidu. Aga PDG-st rääkides siis suurte ürituste juures olles ja seal ka nende suurkontserdite korralduse väga lähedalt neid nähes, siis there's no business like show business, et see täpselt sellisena mulle tundus väga ahvatlev, väga selline põnev maailm ja seda ta kindlasti on.
ja Eeva Palm, kes juhtis ja juhib täna siis Live Nationit, toona PDG-d. Mul on tohutult hea meel, et ta mind usaldas ja julges mind sinna võtta tööle, sest seal ma õppisin päriselt nii kommunikatsiooni kui turunduse tõelisi võtteid ja nii Eeva käest kui ka tegelikult nii Peetri käest kui ka, mul ei tule nüüd Peetri venna nimi meelde. No Peetri vend siis. Teine Rebane. No selles mõttes huvitav olukord, eks ole, kus toimub mingi üritus, kõik asjad toimuvad ühel ajal, eks ole, et ma isegi ei kujuta ette, paljud ei ole seda läbi elanud, kus sa pead nagu miljon asja, eks ole, ühel ajal žongleerima läbi ja see asi peab kulmineeruma mingi õhtuga kõik, on ju. Et kuidas sa kirjeldaksid inimestele, kes pole sellega nagu seotud olnud, paljud üritusturunduse inimesed nagu on, aga võib-olla isegi kõik mitte selles mastaabis, et on ju, mida see endast nagu kannab, on ju, et milleks sa kõigeks valmis pead olema seal? Minu jaoks on see üks hästi suur Excel tegelikult. See on kõik algab sellest planeerimisest, läbimõtlemisest ja siis, kui see juba kulmineerub, siis tuleb olla valmis kõigeks, siis tuleb olla paindlik, siis tuleb olla leidlik, hästi kiire. Ja see on võib-olla see, miks ma omale selliseks nagu pooleldi hobiks või lisatööks saingi sealt kaasa laulupeod. Ja laulupeo produktsioonijuht olen ma olnud siis 5 laulupeol täiesti niimoodi töövälisel ajal nagu projektipõhiselt. Kuidas sa seda kirjeldad, mis see produktsioonijuht tegema peab, et organiseerima, et inimesed, asjad, seadmed on õigel ajal õiges kohas olemas ja kõik on rõõmsad? Suures pildis küll jah, et laulupeo puhul tähendab seda, et selleks 2-päevaseks kontserdiks valmistutakse umbes nädala jagu ette, natuke vähem, ja kõik, mis sinna füüsiliselt lauluväljakule selleks hetkeks peab valmis saama juba ka tegelikult proovide ajaks, siis see on minu vastutus, et erinevad osapooled kokku tuua. Ja laulupeo puhul tähendab see kõik nagu, kõik on tuhandetes, kilomeetrites, tonnides, et seda piltlikult öeldes koordineerida on väga, väga põnev kogemus. Korra veel kontserti juurest küsin, et kas see show business on siis selline glamuurne või on ta pigem ikkagi nagu siuke väga suur töö nagu amps, et sa ei saagi seda kõike nautida, mis seal siis nagu on? Ma arvan, et see glamuur tõesti on see, mis paistab väljapoole kõigile kontserdi külastajatele ja tegelikult nii see peabki olema. Aga see, mis toimub lava taga, see on tegelikult tavaliselt väga hästi läbimõeldud, väga täpselt orkestreeritud, väga täpne töö. No kui see periood läbi sai, siis kuhu sa edasi läksid? Siis ma läksin edasi agentuuri, kommunikatsiooniagentuuri, selle nimi oli toona veel Hill & Knowlton. Villu Arak mind sinna värbas, täitsa kuulutuse peale läksin. Villu küll siis peagi teatas, et ta ise lahkub sealt ettevõttest, aga agentuuri kogemus on kindlasti, ma arvan, selline, mida nii turundajatel reklaamiagentuurides kui ka kommunikatsiooniinimestel kommunikatsiooniagentuurides, ma arvan, et see on hindamatu väärtus, andes hoopis selle teise poole pilgu ka. Et võimalus ja võimekus näha erinevaid ettevõtteid, erinevaid juhte, erinevaid eesmärke, strateegiaid ja ise seal juures minutite, sekunditega muuta, kehastuda teiseks siis ettevõtte kommunikatsiooni eksperdiks, et see paindlikkus ja valmidus hästi kiirelt reageerida, ma arvan, on selline hästi põnev võimalus. No sulle võib-olla see nii raske ei olnud, et kui sa võtad need samad ürituste korraldamist oma olemuselt, siis seal sa pead ka olema ju mitmes nagu kingas korraga, eks ole, kõiki asju tegema, kõiki inimesi nagu ohjama ja väga erinevatel teemadel, et võib-olla see on raskem siis, kui sa oled sellises rahulikus keskkonnas olnud ja harjunud ühte asja tegema, et siis sa satud seltskonda, kus sa siis
istud laua taga väga erinevate inimestega ja erinevate valdkondadega, on ju. Aga selles mõttes, et nagu sa ütlesid, ma olen nagu näinud väga paljud turundajad, kommunikatsiooni inimesed ongi käinud, et nad on kas alustanud, eks ole, agentuuri poole pealt läinud kliendi poole peale siis tagasi, et ja niimoodi see nagu käib, et see vist ongi üks osa meie turundaja kommunikatsiooni inimeste nagu elust. Ja. Mulle tundub küll, et see on selline loomulik asjade käik, kõigile ei pruugi see olla võimalik ja ei pruugi elu ja võib-olla karjäär nii minna, aga mina väga hindan seda perioodi oma elus, suurepäraseid kolleege ja jällegi selline õppimise koht ettevõttes, mis toona oli ju siis ka rahvusvahelise grupi osa, oli minu jaoks hästi, hästi põnev. Ja ma mõtlen ka seda, et nagu me siin podcastis teeme, et me ju ka kogemusi jagame, eks ole, et selline nagu tehkiks ühtlasem tase võib-olla Eestis, et need, kes ei ole nii kaugele jõudnud, saaks jõuda järgi ja need, kes on jällegi nagu vaadata teist vaatenurka teistelt, on ju, et kas agentuuride ja kliendi vahel liikumine ei ole ka nagu sama asi, et me mõnes mõttes viime kliendi poolt nagu kellelegi teistele laua peale sellist kogemust ja siis omakorda tullakse, et see on kogu aeg siuke tasandamine, et kui oleks väga silodes, eks ole, igaüks istuks, siis meil seda nagu nii palju ei toimiks, sest me nagu ei teaks, mis toimub. Ma olen suga hästi nõus, sest selliselt me saame nii klientidena kui ka nagu vastaspooles nagu teenusosutajana paremateks. Ehk et me mõistame seda teist poolt paremini ja me oskame paremini tellida, me oskame paremini seda ka klienti võib-olla mõista, et ma arvan, et selles osas on sul kindlasti õigus, et see mõlemat pidi liikumine on kindlasti mõlemale poolele tegelikult kasulik. No ja seal on vaata üks asi veel, on see meedia, eks ole, kogu see meediasuhtlus, et sellega ollakse natuke, et mul oli siin Priit Hõbemäega oli ajakirjandusest, eks ole, episood, kus ta nagu ütles, et tegelikult ajakirjanikud ei vaata hästi, kui ajakirjanik läheb siis suhtekorralduse poole peale üle. Kuidagi nagu hiljem ei ole seda võib-olla 100% seda usaldust, et kelle eest ta on väljas, aga mõnes mõttes võiks jälle öelda, et kui me räägime kogemuste jagamisest, siis see on ju nagu väga hea, sest ta tuleb sisse, näitab nagu ikkagi, kuidas ajakirjandus mõtleb, eks ole, kuidas ajakirjanik mõtleb, on ju, ja jällegi, võib-olla me oleme paremad partnerid, eks ole, ka ettevõtluses, mina nagu pean seda ainult plussiks pigem. Mis pärast seda tuli? Peale seda toimus täielik käiguvahetus, kui agentuuris on kõik kiire, sa loed minuteid, sekundeid, tunde, siis jällegi tõmbas mind Soome ja seekord sattusin ma jällegi kuulutuse peale Soome instituuti. Ja ma läksin sinna turunduse ja kommunikatsioonijuhi rolli täitma. Ma olin tuttav Soome instituutidega nii palju, et ma olin enne seda siis uurinud, mida need on, et see on sellised Soome kultuuri ja teaduse saarekesed või sellised saatkonnad 17 erinevas või 18 toona riigis. Ja Tallinnas siis sellise instituudi turunduse ja kommunikatsiooni juhina ma sain aru, kui erinevates tempodes ja kultuurides tegelikult ka turundajad ja kommunikatsiooni inimesed töötavad. Et see oli minu jaoks hästi huvitav aeg, kus järsku aega oli hästi palju. Protsessid võtsid aja, said rahulikult nagu mõtteid marineerida ja ideetada ja genereerida ja neid põrgatada ja siis neid ka ellu viia. Et see oli hästi lahe aeg tegelikult. Aga kui sa nüüd, see ei ole ju karjääri lõpp veel, eks ole, aga et kui sa nagu sellel hetkel vaatasid korra tagasi, ma olen ise olnud sarnases situatsioonis, kui jagan, et sul oli nagu hästi kiired protsessid, ja siis oli selline, et kui ma olin linnavalitsuses, seal oli samamoodi, ma mõtlesin, et siin ei toimu midagi, et sa oled harjunud ettevõttes kogu aeg protsessid, ja ise sa neid lükkad ja seal umbes oota teiste järgi, ja mina tean, et mulle see ei sobi, mul kõik, mis seisab, on nagu probleem, et peab ikka edasi tegema. Kumb inimene sina oled? No ma olen kindlasti ka see, kes teeb. Ma olen ise, ma arvan, hästi selline hands-on tegija ka, et mulle meeldib olla ikkagi ise protsessides kaasas. Ja mulle meeldib, kui ikkagi mul ümber on elu. Et ma arvan, et peale sellist hästi tormilist
agentuuri elu ma nautisin seda mõnda aega kindlasti, aga kui siis toona Erik Sakkov kutsus mind lennujaama kommunikatsioonijuhiks, siis ma võtsin selle väga kiiresti vastu. Muuseas, Erik Sakkov on lubanud tulla ka meile siia vestluspartneriks, nii et väga temaga käib kõik, seesama rida käib veel üle, eks ole, kus ta midagi tegi. Aga muuseas, ma tahtsin selle kiiruse kohta veel öelda nagu oma tähelepanekut, et vaata, me päris alguses puudutasime korra seda, et tegelikult on hea, kui sa oled noorena ka palju asju proovid läbi, et sa saad aru, et selles mõttes on ju hea minna kiirest kohast aeglasse kohta, et sa saaks aru, äkki sa olengi mina ja võib-olla see kiire koht ei ole mina. Teine on füüsiline asukoht, et mina olen täheldanud, et kui sa oled selline kiire inimene, siis tegelikult linna keskmes on parem töötada kui linna äärmustes. Noh, näiteks, et kui me Kalevi kolisime ära Jürisse, siis minu jaoks see elu seisis. Kuigi nagu oli palju teha, aga tead, sa tuled linnast mööda maale ja sa lähed hilja õhtul ära, on ju, ja siis ma vaatasin, et see oli periood ka, kui, eks ole, Eesti hästi palju ehitas ja läksid siis mingisuguse aja tagalt nagu kesklinna vaatasid täitsa nagu uus elu, on ju. Et kuidagi nagu ma sain aru, et tegelikult see ei ole üldse hea, et sa nagu lähed kaugemale ja need on kuidagi seotud minu meelest omavahel, et kui ma praegu ka nagu vaatan, et kus ma parema meelega töötaks, et kas kuskil äärelinnas või keskel, siis 100% keskel, sest siin on kogu aeg midagi toimub. Ma ei tea, kuidas sul see kogemus on. Ma olen sinuga nõus, et meile meeldib ikkagi olla selles keskmes ja nagu näha, et asjad liiguvad ja toimuvad meie ümber ja noh, tänapäeval ikkagi on ka see logistika, ma arvan, oluline, et kui kiirelt sa jõuad oma töökohta ja koju ja lasteaeda ja kooli ja kuhu edasi veel vaja jõuda. Jah, just, et kui sul on vaja kellegi, mul on ka, ma pean poissi ära tooma alati, siis see on see võitlus, mis kell sa lähed ja kus ja siis vaatab sulle kas mingi pahur nägu, et miks sa nii kaua tulid, on ju, et siis on jälle süümepiinad, on ju. Olid seal selle instituudis, võiks nimetada nii, ei saa vist nimetada nii, sellest ühingus ära, et mis valik oli edasi? No lennujaam oli minu jaoks selline hästi põnev väljakutse, et Erik Sakkov kutsus mind sinna tõepoolest siis kommunikatsioonijuhiks. Ta oli ise siis turundusdirektor ja juhatuse liige ja tema tiimis töötada oli väga kihvt. Et see, kuidas Erik oma tiimi juhtis, kui selge ja tugev nägemus temal oli lennujaama brändist ja sellest, milline lennujaam peaks olema, kuidas lennujaam peaks arenema, see oli väga kihvt võimalus. No ta ei ole ka selles mõttes, ma ütleks üldse tüüpiline turundaja, eks ole, või võiks siis just vastupidi öelda, võib-olla ta ongi nagu siuke turundaja etalon, et ta on ise hästi nagu out there, et kui ta on mingi asja eest, kuigi kui ma taga nüüd ühendust võtsin, ütlesin, et tule rääkima, no mis mina ei ole mingi turundaja, ma ütlesin, no ja, aga sa oled olnud, ega kui oled olnud, siis sa kunagi ei ole enam, et sa oled kogu aeg oma meelejõu seda teed. Ja tema on tõesti teinud, et kui ta oli ka sadamas, siis me nagu tast kuulsime sellest sadamast, eks ole, ja samamoodi, kui tuli lennujaama, siis see oli igal pool täis, et kogu aeg midagi toimus, et ma ei tea, mis see on, kas see, et ta nagu, kui sa hindad, mis teeb tast sellise, nagu, et me kuuleme tast alati, kui ta kuhugile suurde kohta läheb? No, ma arvaks, et ta on lihtsalt väga karismaatiline juht ja ta tõesti lennujaama ajal ja ka sadamas, ta mõtles hästi kastist välja ja ta oli valmis selliseid uusi ideid testima, katsetama ja ta seisis oma mõtete, oma tiimi, aga alati oma mõtete ja ideede eest ja need ikkagi tehti ära. No ma mõtlen, et kui on selline juht, eks ole, siis ta veab teid ka sellisest, kuidas öelda, niisugusest mugavustsoonist välja, et lähme teeme ja vaatame, mis saab, et sinul võib-olla oli hea taust selleks, et sa olid tulnud, eks ole, ürituste, suurte korralduste puhul, kus on ka, et kõike muud kui kastis olemine, sest ma arvan, et seal igapäevaselt tuleb nii palju selliseid asju ette, mida ükspuha kaua sa oled olnud, ikkagi on nagu uued asjad, et siis sind see võib-olla nii palju ei kõigutanud, et mis nüüd teha, et võib-olla oligi nagu huvitav või ma ei tea, olen ma õigel teel? Jah, ma arvan küll, et see oli pigem ikkagi põnev, ja ma arvan, et see on mind lennujaamas nii kaua tegelikult hoidnudki, et mul on seal kogu aeg põnev, meil kogu aeg muutub
kasvab, areneb ja neid teemasid, mis tulevad lauale ja millega me peame tegelema, noh, me kuidagi ei ole nendeks, noh, need tulevad nii ootamatutest kohtadest, need on alati siuksed, et nagu okei, seda me ei olegi veel teinud, et nagu ei hakka igav. Meil ei hakka igav, see on mis momendil sa nagu turundusega endale juurde said, et sa ei ole enam ju ainult kommunikatsiooni peal, vaid ikkagi mõlema? Jaa, ma arvan, et see muutuski siis, kui ma vahepeal olin kodus mõnda aega, siis meil vahetusjuht oli lühidalt, oli Piret Mürktupuu, oli meil juhatuse esimees ja peale teda tuli Riivo Tuvike Luminorist ja tema alguses tuligi kohe sellise teadmise ja ülesandega, et tal on vaja seal kuigivõrd struktuurimuudatusi teha selleks, et lennujaam võtaks, ma arvan, järgmise sammu oma arengus ettevõttena. Ja tema tegi mulle selle ettepaneku, et turundus- ja kommunikatsiooni osakond ühendada ja et mina võiksin siis seda vedada, et ju ta nägi siis minus seda potentsiaali, et ma need mõlemad rollid suudan välja kanda, sest noh, ma olen ju selles tiimis olnud, need 2 valdkonda Tallinna lennujaamas on väga tihedalt seotud nagunii, sellist klassikalist turundust me ju liiga palju tegelikult ei tee, sest meie klient paradoksaalselt ei ole üldse mitte reisija, vaid tegelikult on lennufirma, et me tegelikult oleme pigem selline võib-olla kaubanduskeskuse mudeliga, et me töötame klientidega, ettevõtetega, kes meil töötavad, kas siis reisiterminalis või lennufirmad, kes meie kliente kaudselt siis teenindavad. Ja kui meie klientidel läheb hästi, ehk siis kauplustel, söögikohtadel ja lennufirmadel, siis läheb ka meie nendel kaudsetel klientidel ehk siis reisijatel tegelikult hästi. Kas ma võin õigesti nagu öelda, et see, et sa olid juba nagu pikalt tööelus olnud ja neid erinevaid rolle läbi teinud, eks ole, et sa olid nagu paremini valmis sellise positsiooni vastuvõtmiseks, eks ole, et kui oleks varasemalt, kus sa võib-olla oled natuke teinud turundust, natuke kommunikatsiooni, pakutakse sellise ikkagi jällegi, ma ütleks, vaata nagu oli lauluväljak, lennujaam on selgelt üks sümbol, eks ole, ka üks selline värav, meil on neid ka Tartus ja Pärnus ja just hiljaaegu oli Pärnu kohta seal kriitikat, eks ole, miks me seal raiskame seda raha, aga et on siuke sümboli nagu ikkagi teatud asjade juhtimine, et see vastutuse välja nagu väljakutse vastu võtmine, et see valmisolek tuleb ikkagi läbi aja, eks ole, või kuidas sa seda tundsid, et kui ta ütles, et noh, võta see ka, nojah, et tegelikult ma olen neid asju teinud, et miks mitte, jah. Jah, ma arvan, et seal on kindlasti 2 poolt, et on see kogemus, aga ma arvan, et natuke tüpaaži küsimus on ka, et osadel inimestel on kergem vastutust võtta ja nad on valmis seda lihtsamini tegema, neile on see võib-olla omasem, kui võib-olla teistel, kellel ongi väga pikk kogemus, aga vastutust võib-olla ikka väga ei taha võtta. Aga ma ei kartnud vastutust, ma ei karda vastutust. Et ma eeldan, et kui sa oled kodus, siis sul on lapsed. 2, jaa. No võt, 2 veel eriti. Kas sa nagu tunned, lihtsalt sa ei pruugi tahta sellele vastata, aga see on minu jaoks nagu huvitav, meil alati sellest teemast nagu libisime kuidagi üle, aga see on nii suur osa elust, et kas ennem laste saamist, pärast laste saamist see lähenemine, kuidas sa inimesi juhid, on see muutunud ka või ole? On küll. Aga mis seal juurde on tulnud? Mitte empaatia, et ennem ei olnud või ei olnud, mis seal kõige rohkem sinu jaoks sa tunnetad, et see tunnetus muutunud on või see lähenemine? Ma arvan, et see empaatia kindlasti on see, mis saab täitsa uued dimensioonid peale laste saamist ja ma kindlasti mõistan neid inimesi hoopis teistmoodi, kellel ka lapsed on oma tiimis, et nende võib-olla vajadusi ja mõtteid ma arvan, et need inimesed, kellel on ka lapsed, mõistavad kuidagi paremini. Kas ajas see suhtumine, jällegi võib-olla see nagu ülekohtune küsimus, sest selleks, et üritusi korraldada, aeg on nagu üks põhielement, et seal ei ole nii, et kui praegu
las ta siis minna, aga et kas, mina ise olen nagu tunnetanud seda, et ajal on nagu nii suur väärtus, sest sa nagu tead, et sa pead õudselt arvestama, eks ole, et ennem last mul oli nagu see, et aega on küll ja küll, ma võtan siis õhtust või teen ükspuha. Praegu ma pean ju arvestama, et ma olen, eks ole, lapsega, ma olen lapsega, et ma ei tegele mida asjadega. Kuidas sinul sellega on? Ja ma olen sellega täitsa nõus, et need prioriteetide nagu tähtsusjärjekorrad mingitel asjadel muutuvad, et töö on jätkuvalt meile väga oluline, aga ma arvan, et see, kuidas, et kui palju me jätame tööle siis seda tööd, kui palju me võtame kaasa, ma arvan, et see on see, mis minu jaoks on võib-olla muutunud, et see tasakaalupunkt on minu jaoks nagu rohkem siia keskmesse jõudnud, et tahes-tahtmata minu töö on selline, kus ma pean olema 24/7 põhimõtteliselt valmis püsti tõusma ja minema lennujaama kriisikommunikatsioonis esindama või mingit asju lahendama, aga sellegipoolest ma täna vaatan väga palju tõsisemalt sellele otsa, et kus mul lõpeb töö ja kus mul hakkab see minu vaba aeg. Vaata see, miks ma selle puudutan, on see, et ma olen ka siin arutanud erinevate vestluspartneritega seda, et meiega proovitakse kohtuda, pakkuda asju ja nii edasi ja siis oleks umbes, et ei leita aega. Mis mõttes ei leita aega? Vastus on tegelikult seal, eks ole, et meil on nagu tööl asju, mida me nii peame tegema rollist tulenevalt, eks ole, siis on see, need samad muud eraelulised asjad, et sinna lihtsalt ei mahu ja sellepärast ma veel eriti hindan seda, et sa võtad selle aja, praegu istud siin ja jagad neid kogemusi teistega, et ma tean, et see ei ole nagu lihtne leida seda aega, et ei tohiks ülemäära solvuda, et kui keegi ütleb, et kuule, ma praegu ei saa selle asjaga tegeleda, ma ei kuuleks seda asja, sest mul ei ole lihtsalt seda aega, et on see nagu jällegi öeldud õigesti, et see ei tule ju mingist sellest, et ma olen kõrk ja ma ei taha suga kohtuda. Ja ma olen nõus, et ega igal ühel on, ma arvan, oma see kogemus ja inimesed on erinevates eluetappides erinevalt hõivatud nende koduste ja töiste asjadega, et ma usun, et minu elus tuleb ka võib-olla selline etapp, kus ma jälle võib-olla natuke rohkem saan pühenduda tööle ja kodused toimetused ja lapsed võib-olla vähem tähelepanu vajavad. Aga ma olen sinuga nõus, et see, kuidas me oma aega planeerime ja mida me siis endale nagu tähtsaks peame, et me peame tegema valikuid. Ja sama võib-olla ka tööülesannete valikus ka, et me peame olema valmis ja julgema ka öelda, et seda või teist asja me saame nüüd teha tõesti alles nädala või kuu aja pärast, et väga hästi peab oma aega ja tegevusi planeerima ja ka ressursse. Aga ütle mulle selles samas ajapiirangus, kuidas sina enda ja oma alluvate sellist nagu pidevalt õppimise aega üldse planeerid, sest me peame paratamatult ennast kursis hoidma mingite asjadega. Me võime lasta endale rääkida, see on ka üks osa sellest, aga et kus sa selle aja leiad sinna kõrvale, sest et see on nagu raske, sest meil on mingid asju, mis me peame tegema, siis me peame ikkagi võtma nagu süstemaatilist mitte aega. Kuidas sa oma, võib-olla on lihtsam isegi küsida, kuidas sa oma nagu meeskonnale seda võimaldad? See on väga keeruline, sest need kalendrid kipuvad kangesti kiiresti täis saama ja selliseid igapäevatöid tekib palju, aga ma näen ikkagi sellist nagu enesedistsipliini siin hästi tugevalt ja mina juhina usun sellesse, et kõik siis minu tiimiliikmed ka ja ma usun, et nad on muga nõus, et me peame ise suutma oma prioriteetide listid, peame ise suutma prioriseerida oma tegevusi selliselt, et me jätame aega, me võtame selle aja ise, et uurida, et vaadata neid uusi lahendusi, et vaadata seda, mida konkurendid teevad, mida meil lennujaamana väga palju tegelikult ju konkurente ei ole. Me tegelikult üle maailma nagu teisi lennujaamasid just, et mida teised meiesugused teevad. Ja meil on selleks väga kihvtid platvormid olemas ka, et meil on lennujaamade ühendus ACI ja seal on kommunikatsiooni ja turundusinimesed erinevatest lennujaamadest saavad 2 korda aastas kokku erinevaid teemasid koos arutavad ja need on ühed kihvtimad tegelikult sellist kogemuste vahetamise võimalused meie valdkonna inimestele. See on nagu huvitav, et sa ütled selles mõttes, et tõesti te olete kaudselt konkurendid, te ei olegi nagu otseselt üldse ja see tähendab, et te saate vabamalt nagu oma selliseid
kogemusi jagada, et noh, et tihtipeale ju sama valdkonnas, samas turul tegutsevad, ei saa seda teha juba, eks ju, et äkki lepitakse midagi kokku, on ju, et parem ärge minge kokku saama, on ju. Kusjuures noh, tegelikult tihtipeale ei olegi see küsimus, tihtipeale ongi see, et noh, et parim praktika, mis nagu on, on ju. Ma küsin korra juhtimise kohta, et sa ütlesid alguses, sa olid siukse rabedam juht, eks ole, kui sa kohe noorelt said juhiks, on ju. Ja me kirjeldasime praegu, kuidas sa juhid oma inimesi, kas sa oled siuke ülesandepõhine, et ülesanne eesmärk neil on nagu käes, millal nad peavad midagi nagu tegema ja siis annad selle raja ja sellel rajal on neil nagu vaba voli või oled sa selline, et nii vaatame, kus me oleme, et kuidas sa juhid neid? No mulle meeldib ikka see vaba voli ja see, et meil on ikkagi eesmärgid ja tähtajad ja siis see, millise raja igaüks valib, seda ma loodan, et nad ikkagi ise valivad. Mul vahest küll tekib see tunne, et kui mulle endale tundub ja ma olen ise võib-olla mõelnud, et milline see rada on, et siis ma nagu vahest tahaks nagu niimoodi natuke pehmelt suunata, aga seda noh, me ikkagi teeme läbi selliste ikkagi arutelude ja pigem ma usun sellisesse mentorlusse kui nagu sellisesse käskude jagamisse. Aga see jällegi vaata, et miks ma seda laste teemat puudutasin, et ega mitte täiskasvanud lapsed olla, aga põhimõtteliselt nagu juhtimise loogika on ju sama, ega sa lapsel see väga kaugele ei vii, kui sa ütled ainult tee see ära, eks ole, et sa pead nagu kuidagi nagu ikkagi selle talle andma mingisuguse ülesande, et näed niimoodi ja andma mingi vabadust, aga siis ikka vaatama, et päris hulluks asi ei lähe, et minu meelest see ongi nagu umbes selline, et mingi koridor ta peab ise leidma seda just nagu oma ruumi ja see miks küsimus, ma arvan, on see, mis noh, nii laste puhul, aga tiimis ka, et me omavahel julgeksime küsida, et aga miks me seda ikkagi teeme ja ka üldse laiemalt, ma arvan, ettevõttes, et nagu astuda vastu ka natuke nendele teemadele, et nagu kui me oleme nii teinud nii kaua, me oleme kogu aeg lennujaamas ühtemoodi teinud seda, et miks me nüüd ei või sadamoodi jätkata. Siis me alati proovime küsida, et aga et kas meil on seda üldse vaja, kas me peame seda tegema ja siis mõelda, et siis kuidas me teeme, et kas see lahendus, mis me oleme siiamaani kogu aeg näinud, et töötab, et äkki me seekord peame ikkagi midagi muud mõtlema. No aga vaata, igasugune muutus on suur risk tegelikult meil, see võib õnnestuda, ebaõnnestuda, et jällegi, kuidas sina nagu sellesse nagu mitte ei suhtu, aga kuidas sa seda eest vead või üldse see organisatsioon, kus sa täna oled, sellist nagu ebaõnnestumise, et osades ma olen siin kuulnud vestlustest, kus on selline, nagu antakse nagu auhind selle eest, kõige suurem ebaõnnestumine, et mõnes mõttes nagu tõmmata see nagu valehäbi selle ebaõnnestumise eest maha, sest et läbi selle me tegelikult õpime ja läbi selle meil on ka võib-olla palju õnnestumisi, et kuidas sa sellega oled hakkama saanud? Jah, ma peaks ütlema, et ma olen siuke muutuste fänn tegelikult. Mulle meeldib, kui asjad muutuvad. Mulle meeldib see, kui me kogu aeg nagu kraadime natuke seda, et kas seda nüüd ikkagi on vaja nii teha ja nii edasi. Aga lennujaamas, ma arvan, on see selline kahe otsaga teema. Turvalisuse teema. Sest see on turvalisus alati see, me oleme hästi reguleeritud valdkond ka, meil on Euroopa Liidu määrused, meil on Eesti poolt seadusandlus, mis meid nagu väga selgesse kasti tegelikult surub. Meil on vastavuse teemad, meil on ISO-d, eks ju, standardid, mis meid heas mõttes piiravad. Aga tegelikult on see kõik vajalik selleks, et tegelikult oleks tagatud ohutu lennujaamade käitamine ja ohutu lennuliiklus. Et see on tegelikult meil DNA-s ja see on A ja O. Ja ohutuse kaudu tegelikult tekib meil selline meie ohutuskultuur, kus kõige olulisemal kohal ongi selline raporteerimine ja teavitamine. Ehk et see, et me märkame, me teadvustame ja see, et me julgeme asjadest teada anda, tähendabki ka seda, et me peame olema valmis ütlema, et ma olen eksinud. Ja mina tahan uskuda, et meie ettevõttes on see aastate jooksul ikkagi nüüd nagu juurdunud nii palju, et meil julgetakse seda öelda. Et kuulge, siin läksime nüüd natuke nihu, vaatame, kuidas me saame seda muuta, mis me siin peame tegema ja siis me võtame ette sammud, et seda olukorda või mingit asja parandada. Hästi, et sa selle välja tõid,
et võib-olla mul oligi natuke liiga üldistatud küsimus, et kui ma mõtlen nagu tagasi, ka toiduainetel on samamoodi, toiduohutus on nagu A ja O ja sellega nagu keegi riskima ei lähe, eks ole, et seal äkki keegi veel heidab hinge selle pärast, eks ole, aga noh, mingid muud variandid, et me teeme mingid kampaaniad ja need ei saa üldse sellist tagasisidet, nagu me arvasime, et noh, ma mõtlen selliseid nagu pehmemaid ebaõnnestumisi, mis ei too kaasa mingit fataalseid nagu tagajärgi, on ju, et küsimus on selles kultuuris, et noh, et kui keegi tuleb ja pakub, et muudame seda lähenemist, eks ole, mis ei puuduta üldse nagu mingit lõpptarbija või lõppkliendi sellist ohutuse tasemet, on ju, ja see ei õnnestu sellisel kujul, et siis et tekitada selline tunne, et eks ole, et järgmine kord ka tuleb. Et noh, et sai kätte selle laksu ja enam ei taha üldse rääkida midagi uut. Ma mõtlen seda. Mulle väga meeldib see, et vähemalt meie tiimis on küll kindlasti see mõtteviis, et me kõike testime, me kõike katsetame, me kõike piloteerime ja kui läheb nihu, siis läheb nihu. Sest üldjuhul need kohad, kus nihu läheb, on palju rohkem õppida kui need, kus jube hästi välja tuleb. Ja sest sa seal jah nagu ei märka seda, mis sellele edule kaasa andis, eks ole, me lõpuni seda ei tea, see võis olla ka juhuste kokkulangevus, eks ole, mis mingeid asju tekitas. Kas sina näiteks oma partnereid, agentuure, erinevaid liike agentuure, kas sina pead neid nagu välisteks koostööpartneriteks, oma meeskonna pikendusteks, kuidas sa seda meeskonda üldse vaatad? Erinevatel aegadel ja erinevate partneritega on see olnud ilmselt natuke erinev, aga ma tahan neid kindlasti näha meeskonna pikendusena. Miks see on erinev olnud? Kas see tuleneb, millest see võib tulla, et see erinev on? Ma arvan, et võib-olla on olnud agentuure, kellega see suhe on olnud hästi palju lihtsam tekkima ja mõnega lihtsalt kuidagi keemiat, mingid ootused kuidagi ei ole nii hästi klappinud kui mõne teisega. No ma eeldan seda, eks ole, et te olete selline ikkagi nagu riiklik organisatsioon oma olemuselt, on ju, kui iseseisev, aga riiklik, et te peate tegema täpselt samamoodi hanked, eks ole, see tähendab, et sul on teatud piirangud nagu nende partnerite valikul, eks ole, kuidas nad nagu tulevad. Kas sealt võib olla see, et see keemia mõnega tekib siis, kui see valik on toimunud vastavalt nendele paberi esitatud asjadele, et sul ei ole olnud nii palju vaba voli, et sa lähed ja kõigepealt vaatad, kuidas tunnetus on, et kas see võib olla üks nagu põhjus sellel ka või? Jah, see võib olla üks põhjus, alati hangete maailm on see, kus me paratamatult oleme. Tõsi, me oma hangetes ei osta kunagi hinda kõige peamise kriteeriumina, sest ma lihtsalt ei usu sellesse, et loovagentuuride ja kommunikatsiooniagentuuride puhul oleks mõistlik hinda osta. No kas see ei ole üldse ka näiling selles mõttes, et kas sa teed seda asja 2 tundi või 3 tundi, mis see tunni hind on, see on kõik niisugune loominguline. Absoluutselt. Aga kuna me oleme ikkagi seal hangete maailmas, peame toimetama, siis jah, ma arvan, et see võib olla üks põhjus, aga teine põhjus on kindlasti see, et me ei ole võib-olla kõiga nii tuttavad enne, et me ei tunne võib-olla üksteise tööviise ja võib-olla ka ootusi, et see ootuste juhtimine on, ma arvan, alati ja see nivelleerimine alguses on, ma arvan, hästi tähtis. No, aga mis su ootused on partneritele? Me ei räägi konkreetsetelt, on ju, aga et ideaalista võiks olla su meeskonna pikendus, aga mida sa nagu eelkõige ootad ühelt healt partnerilt? Ma arvan, et see on selline vastastikune mõistmine. Et alguses, kui seda koostööd ja suhet alustatakse, nagu tegelikult iga suhtega on see, et on see siis eraeluline või nagu partnerite vaheline, see on asi, mida tegelikult alguses me saame kokku, seame mingid eesmärgid, ootused, mis mõlemad poolt justkui nagu huvitavad ja rahuldavad, aga me peame selle suhtega ka nagu selle suhte käigus edasi tegelema, et siis see kõik ei ole nii alati iseeneslik ja loomulik. Aga minu jaoks on tähtis kindlasti see, et partner kuulab. Ma arvan, et see on tähtis, et partner kuulab. Mitte kohe ei tule alati nagu kohe, et ma nüüd tean. Sest mulle tundub, et on tähtis, et laua taga saavad kokku ühelt poolt siis selle nagu ettevõtte teadmine ja meie kompetentsid ja teiselt poolt siis agentuuride nagu lisandväärtus ja nende spetsialistide kompetentsid. Ja siis sealt sünnib lõpuks selline
nagu asi, mis tõesti nagu klienti edasi aitab. Mul on rääginud teised vestluspartnerid sellisest nagu huvist valdkonna vastu või mitte nagu võiks ka põlemine olla, aga võib-olla see on liiga palju tahetud, aga selgelt nagu huvi, et kas see selle kuulamise all tegelikult nagu nimetadki mõnes mõttes seda huvi, et ta nagu ei ole see, et ma olen vaatanud klantsina kaugelt, eks ole, see asi võiks olla nii või mu isiklik kogemus ja nüüd ma tulen, et teeme nii, on ju. Ja sa tegelikult ei lähe üldse siis sisse, mille pärast need asjad on nii, et aru saada, et võib-olla need peavadki olema niimoodi või et neil ei olegi mingit teist lahendust, on ju, et meil ei ole mõtet midagi rõhutada, mida me ei saa nagu muuta, et kas see kuulamise taga võib olla nagu see huvi küsimus või? Täpselt see, et saada aru, mis on seal nende otsuste taga, mis on see sügavam sisu ja miks midagi tehakse. Kui lahendustest nagu räägime, et kui pakutakse lahendusi partnerite poolt, on ta siis nagu visuaalne või mittevisuaalne, ka kommunikatsiooni on ju. Kas sa eeldad mitme lahenduse pakkumist või on pigem selline üks ja see parim, et sa eeldad, et nad on palju tööd teinud, et ka siin on erinevad lähenemisi, et mis sina ootad? Mulle meeldib alati, kui on mitu lahendust. Et sa tahad valida? Ma tahan valida. Mulle tegelikult meeldib näha seda, et kuidas nad tegelikult on nagu mõelnud, et mis suundasid nad on alguses nagu vaadanud, et mulle väga meeldib see, kui agentuur just eriti visuaalsetes lahendustes, kampaania ideedes pakuvad välja mitu lahendust või nagu vähemalt see, et me mõtlesime seda 3 varianti ja me soovitame seda, et et see selline sulle meeldiks, et sa ikkagi tahad teada seda, kui paljudel kordadel see on läinud kokku selle agentuuri soovitusega su enda lähenemine, oma meeskonna lähenemine selle valikule? Enamasti kusjuures. Ja tihti on sealt kuskilt tekkinud veel siis mingi sümbioos, et me oleme midagi kokku pannud, liitnud mõtteid, lahendusi, aga enamasti on ikkagi need ka ühildunud, et Kas sina lähened ideele valikuna või kanalile valikuna, kus sa selle inimese kätte saad, et kommunikatsiooni inimene nagu sa oled, et mis sind veab kõigepealt? Tead, see sõltub natukene nagu olukorrast ja natukene nagu, aga ma pean ütlema, et ma olen vist pigem ikkagi idee inimene, et ma kõigepealt vaatan ikkagi sellele otsa ja siis me valime selle kanali. Sest idee võib suunata meid kanali valikus hoopis huvitavatele radadele ja kuna meie väga palju sellist B2C-d ei tee, siis meie kanalite valik on üldse alati selline nagu huvitav. Meie sellised B2C kampaaniad on täna sellised nagu teadlikkuse tõstmise kampaaniad, et me räägime sihtkohtadest, et me saime aru siin mõned aastad tagasi, et keskmisel Eesti inimesel on tunne, et Tallinnast ei saa mitte kuskile lennata otse. Ja siis kui me võtsime oma selle sihtpunktide kaardi lahti, vaatasime, et meil on üle 50 sihtkoha, et nagu kuhugi ju ikkagi saab. Ja siis me oleme proovinud lihtsalt seda heas mõttes võib-olla nagu müüti murda, et saab ju küll ja võib-olla lihtsalt teadlikkust tõsta inimestel, et kuna suurel osal lennufirmadest ei ole ju Eestis mitte mingisugust esindust, ühtegi inimest, ühtegi agenti, kelle juurest saaks minna pileteid ostma, et siis küll on reisikorraldajad, loomulikult reisibürood, aga et täna reisimine ongi muutunud, reisiplaneerimine on muutunud ja ise peab leidma üles selle ettevõtte, et meil on nüüd olemas näiteks ettevõtte või lennufirma nimega Eurowings ja sellega saab Prahasse lennata. Et kuna see eelmisel aastal Tallinnasse lendamist alles alustas, siis see on nii palju uus lennufirma eestlaste jaoks, et paljud ei ole seda lihtsalt üles leidnud. Et me tunneme, et meie ülesanne on seda natukene avada ja utsitada ja lennufirmadele natukene elu lihtsamaks teha. No kui me jätame selle B2C kõrvale, et kas B2B kui selline nagu lähenemine, kas sa sellega puutusid varem kokku? Ma natuke mõtlen, et kontsertide korraldamisel on ka mingis osas, sest kontserdi nagu selle sama artisti esindaja on ka nagu teilt organisatsioon, kellega sa asju ajad, on ju. Aga et kas see lähenemine on sinu jaoks olnud täiesti teissugune, kuidas üldse teha B2B turundust ja me jällegi, et ärme aja nüüd segi klassikalist nagu sellist, et me peame mingid plakateid kuskil üles panema, et kõik see tegevus sellega seotud, on ju, et oli see sinu jaoks natuke uudne, kui sa tulid sinna samasse lennujaama või?
oli küll, sest lennundus on valdkonnana väga huvitav ja seal need kanalid, kuidas me jõuame oma klientideni, on väga spetsiifilised ja ma arvan, et viimastel aastatel me olemegi sellesse natuke kuidagi, me oleme sellesse ikkagi tunduvalt rohkem pannud võib-olla jõudu ja effortit kui varasemalt ja me teeme seda palju koostöös EAS-iga. Ehk messidel niimoodi nagu delegatsioonidena minna ja proovida rääkida. Aga siis te teete mõnes mõttes nagu natuke nagu sihtkoha turundust ka, eks ole, et nagu üldse selgelt teha, et miks siia Tallinnasse ja Eestisse võiks nagu tulla või? Kaudselt küll jaa, sest sellised võimalused, kus me saame sellisel messi formaadis nende konkreetsete liiniarendajatega lennufirmadest kokku, neid toimub paaril korral aastas. Need on väga konkreetsed üritused, kuhu siis minnakse sellises speed datingu vormis, kus siis saadakse nende lennufirmadega kokku. Ja siis on eraldi siis selline messiala, kus on siis erinevad lennujaamad oma boksidega väljas. Ja viimased aastad me oleme nüüd siis oma boksiga ka käinud ja ma pean ütlema, et juba tegelikult Erik Sakkovi ajal siis üks selline sündmus korraldati Tallinnas. Seesama Roots Europe on üks kõige suurem mess, kus siis saavad kokku lennufirmad ja lennujaamad ja see korraldati Tallinnas ja ma arvan, et see oli üks kõige olulisem samm Tallinna ja Eesti tuntuse tõstmiseks, sest siis kõik need lennufirmad ja lennufirmade esindajad tulid päriselt kohale. Aga te olete väga sarnane, meil käis ju vestluspartneriks ka Tallinna Sadama kommunikatsiooni ja turundusjuht ja nendel oli täpselt samasugune olukord ju tegelikult kruiiside saamiseks siia, et jällegi, et miks peaks üks kruiis ja see on hästi pikk periood, see ei ole niimoodi, et ma täna räägin ja homme hakkavad tulema, et see võib mõttu 2-3 aastat võtta nagu hooajalist planeerimist, et hästi sarnane loogika ja seal me ka rääkisime sellest, et põhimõtteliselt nad peavad nagu sihtkoha maad kõigepealt nagu tutvustama, et mis meil siin nagu toimub ja mõnes mõttes me oleme, nagu sa ütled, siis see mulle ei meeldi üldse see akronüüm enam, väga halb on öelda, et nende mõnes mõttes nagu käepikendus või selline koostööpartner, et koos seda nagu teha, et hästi sarnane asi. Ma küsin selle juurde, et vaat sa ütled nagu suhted ja tema ka nagu nimetas seda suhted, et see mulle kõlab õudselt nagu suhteturundusena, et põhimõtteliselt sa pead nagu seal on muidugi institutsioonid, ettevõtted on seal vastas, aga seal on selgelt, ma arvan, mingid siuksed inimesed, kes on väga pikalt valdkonnas olnud ja nende suhete nagu tekitamine ja nende suhete kaudu müümine. Kas see on nagu üks võib-olla siis nagu alustala või sellel turundusel? Jah, kindlasti on sellel väga oluline osa, aga nagu ka sa ütlesid, et nagu ka laevanduses, siis ka lennunduses on need hästi pikad protsessid ja lõpuks on ta ikkagi hästi data driven, et me lähme ikkagi müüma business case'i, me lähme müüma konkreetsetele lennufirmadele konkreetse liini numbreid. Aga ütle mulle, kui see, mis on üldse, vaata, nagu sa ütlesid seda, et tavaline nagu lendaja mõtleb, et kuhu ma üldse lennata saan ja 50 on ikkagi mingi arv, on ju. Aga mis numbreid sa müüd üldse nagu, mitte sina, aga organisatsioonina, mis numbreid sa müüd ühele lennufirmale, et meil on ju päeva lõpuks nagu vähe inimesi, et mis need numbrid on, et nüüd üldse peaks kõnetama kedagi? Ma arvan, et see ongi meie kõige suurem väljakutse. See, et me oleme nii väikesed ja seda me ei saa mitte kuidagi muuta ka. Yeah. Nii et me tegelikult täna oma 50 ja 60 sihtkohaga, kuigi ma tean, et see nüüd ei meeldi mitte ühelegi kuulajale, aga me oleme täna väga heas kohas. See on arvestades seda, kui palju tegelikult lennufirma ja ühe liini jaoks on reisijaid vaja, et üks liin, mis näiteks töötab või lendab 2 sihtkoha vahel 3, 4, 5 korda nädalas, hakkaks tööle, kui palju selles liinil peab olema täituvust reisijaid, siis need numbrid kahjuks on nagu meie rahvastiku juures üpris keeruline täis teha. Et täna meil on 3,5 miljonit reisijat, oli meil eelmise aasta tulemus, rekordiline arv reisijaid ja me näeme täna jätkuvalt reisijate arvu kasvu, aga see on selline
nagu rahulik ja stabiilne kasv. Kuule, aga ütle mulle seda, kas sina turunduse nagu valdkonnaga, kui sa kureerid seda, kas sa reaalselt pead ka ise olema lennufirmade, ütleme, valikute juures, et kui nad tahavad mingit otsuseid teha ja siis just nagu, ma mõtlen just seda nagu tootearenduslikku poolt, et kas seda teeb ikkagi lennufirma ise täiesti oma nagu jõududega, et ta vaatab peale selle sama arvutusmeetodiga, mis ongi nagu loogiline, et sa vaatad, palju sul potentsiaalselt kliente on, kas avada, kas sealt tuleb mingi ka, nagu ütleme, ärikeis ka välja või mitte, on ju. Et kui palju sina üldse organisatsioonis pead või selleks on teil organisatsioonis olemas eraldi, ma ei tea, arendusvaldkonna inimesed, et kes neid numbreid siis nagu jagavad ja nendega mõtlevad seal välja? No meil on selleks täitsa eraldi liiniarenduse meeskond, kes sellega tegeleb 24/7, 365 päeva aastas, et nende kõige tähtsam roll on sellega tegeleda, sest meie esmane roll on ikkagi ühenduvuste tagamine. See on meie kõige tähtsam roll täna. Tahtsin küsida seda, et puudutasime korra sellist suhteturundustega, et sa ilusti rääkisid algul sellest, et te nagu põhimõtteliselt tegelete selle maja ühtsuse hoidmisega, eks ole, et kõik need osalised, kes seal on kenasti nagu oma asju teevad, et see meenutab mulle, kui mitte Tallinna Sadama asja, siis meil käis Tiia Nõmme Ülemiste keskusest ja ta rääkis ju, nagu sa ise ka tõid natuke ta rääkis sellist kogukonna turundusest, et tema asi on seda kogukond luua, kõik ühtset jalga nagu panna käima, sellepärast, et meil see lõppklient oleks nagu ühtlaselt rahul, et see kliendi kogemus oleks, et see ka kõlab mulle hästi sellisena, et sinu roll on tegelikult kogukonna turundus, eks ole, või olen ma kaugel sellest? Jaa, ma arvan, et see on kindlasti ka üks valdkond, kus me peame olema kaasas, et kui Koduseima lennujaama selline kontseptsioon ja selline visioon on see, mida me tahame olla, siis paratamatult on sellega seotud mitte ainult siis meie enda töötajad või meie tütarettevõtte töötajad, vaid ka kõik meie partnerid. Ja see ei ole ainult reisija teekonnal, ei ole ainult siis sisekujundus ja interjöör, vaid ikkagi väga tähtis on osa ka teenindusel, teenindajatel, inimestel. Ja see, kuidas me sellise ühtse tunde loome, on loomulikult see kogukond on see, kes kõik peab ühte jalga käima. Aga kuidas sa seda teed? Et see on nagu huvitav teada, et me saame aru, aga erinevad organisatsioonid, erinevad organisatsiooni juhtimise viisid, mida siis ma ei üldse nagu ei alaväärtusta või ära väärista nagu seda klienditeeninduse taset, et see on kindlasti nendel kõikidel hea, aga et neil päeva lõpuks ju võivad olla erinevad nagu eesmärgid, et kuidas see siis, kas see on mingi veenmise loogika või see on põhimõtteliselt natuke sisekommunikatsioon, aga sisekommunikatsioon teistel organisatsioonidel, et kuidas sa nagu lähened sellele? Me vaatamegi seda kui sisekommunikatsiooni tegelikult, et nagu kui me mõtleme, et agentuurid on meil ühtepidi nagu käepikendus, siis tegelikult need samad ettevõtted, kes meil töötavad ja toimetavad, on mingis mõttes ka meie pikendus. Sest kommunikatsioonis me näeme, et tegelikult peetakse kõike üheks lennujaamaks, kuigi tegelikult lennujaama inimesi, reisija oma Tallinna lennujaamast läbi liikumise jooksul ei pruugi mitte ühtegi näha. Enamasti ei näegi, vaid kohtutakse julgestustöötaja, kes on tegelikult G4S-ist või Forusest, kohtutakse meie tütarettevõtte töötajatega, kes tegelikult teevad siis maapealseid teenuseid või siis erinevates kohvikutes, aga kui kuskil on probleem, siis on see lennujaam. Ja tihti vaadatakse ka seda, et kui ka lennukis on probleem, siis ka see on lennujaama probleem. Et tegelikult meil on väga palju sellist nagu kliendi suhtlust tegelikult küll, aga siis me oleme tihti sellist koordineerivas rollis. Aga ma mõtlen, kuidas sa sisekommunikatsiooni teed, kas sa võtad nüüd seal selle teise rolli, nagu sa eeldad oma nagu partneritel, et sa kuulad või sa nagu vead või sa kuulad ja vead, et kuidas sa teed, et sa pead ju näitama, et teeme neid asju sellises plaanis, eks ole, siis me saavutame selle, nendel on ka mingid oma mõtted, et kuidas see protsess sellises olukorras välja näeb? Me ikkagi, täpselt nagu sa ütlesid, et me kuulame ja me veame, et me teeme mõlemat otsa. Et meil on täna algatatud selline partnerite turundusklubi, kus siis nagu nii meie turundustiimist inimesed kui ka siis partnerite poolt
noh, tekib selline ühine platvorm, kus me siis saame sellised ühised kokkulepped teha ja siis sealt edasi nemad viivad omakorda siis oma töötajatele need edasi. Et see on see koht, kus me tunneme, et me saame noh, sellist ühistel teemadel rohkem kõneleda ja paremini kuidagi jõuame nendeni. No mulle see kõlab see, et sa pead jällegi selles rollis olema hea kuulaja, selles mõttes empaatiline ja mitte nagu peale suruma, et noh, mina siin Tallinna lennujaamas selles rollis nüüd mina ütlen, et teeme nii, et see kuidagi, et see koherentselt läheks, siis sa pead hoopis teises nagu positsioonis enda jaoks olema. Jaa, absoluutselt ja meie pigem nagu küsime, et mida te tunnete, et millest teil puudus on, et mis tööriistasid te vajate selleks, et te saaksite veel paremini toimetada ja noh, täna me püüamegi neile pakkuda siis ka rohkem kanaleid ja väljundeid oma siis toodete või teenuste tutvustamiseks ka lennujaamas siis nagu koha peal, Räägime kommunikatsioonist, et sa juba ütlesid ka, et noh, et tavaklient ükspuha, kus ta kokku puutub, millega, et koha on ikkagi lennujaam see süüdilane. Et lennujaam ei ole olnud nagu lihtsas positsioonis, sellepärast, et tema ümber on toimunud hästi palju nagu küsitava väärtusega probleeme kogu aeg, on ju. Alates meie rahvuslennufirmade pankrottidest, eks ole, on ju, turvafirmade jagelusest, eks ole, kes seal saab midagi kontrollida, on ju, samade liinilendude, eks ole, ära jätmisest, tulemisest teiste poolt, on ju, Air Balticu küsimused, on ju. See kõik ju sind nagu tegelikult kui lennujaama nagu mõjutab, et kuidas sa kommunikatsioonis sellele peale vaatad, et noh, põhimõtteliselt on nagu potentsiaalne kriis on kogu aeg igal pool ja me ei räägi üldse lennuohutusest, eks ole, me räägime sellest infra toimimisest, on ju. No nagu ma ütlesin, mul ei hakka kunagi igav ja see on tõesti lennujaama puhul huvitav, et noh, sa tõid välja väga mitmed sellised olulised sündmused, mis meie ümber on olnud, aga noh, jätkuvalt on ka see, kui lennud hilinevad, see jõuab jätkuvalt meediasse. Et lennundus on kuidagi palju suurema ja tugevama luubi all üleüldiselt võrreldes teiste võib-olla transpordisektoritega, et noh, ma ei tea, me ei mäleta, et busside hilinemisest oleks midagi viimasel ajal Delfis räägitud, aga meie nendega ikkagi jõuame, eks ju, uudistesse. No praegu viimasel ajal, mida ma vaatan, noh, parvlaeva teema sai nagu ühele poole, eks ole, kuigi seal on jälle uus laev, ei saa kuidagi tellitud ja nii edasi, aga nüüd on kuidagi hambusse jäänud hoopis meil rongiliiklus, eks ole, seoses sellega, et Rail Balticu ja kaudselt ka selle nagu ühendamisega nende Läti ja Leeduga, eks ole, kus proovitakse nagu panna nagu absurdsesse situatsiooni seda, on ju. Ja Rail Baltic on ka nagu huvitav, ma kindlasti tahaks saada vestluspartnerit, seal on küll kommunikatsiooni inimesed, aga et seda vaadata, see on ka niisugune konstantne kriis, eks ole, mitte neist üldse endast nagu lähtuvad, aga ma mõtlen, et kas, ma eeldan, et te olete teinud juba selle ohutuse pärast ka, aga te olete teinud nagu riskide hindamise kommunikatsiooni mõistes ära ja ma eeldan ka mingisuguse kriisikommunikatsiooni plaanid on teil paigas, eks ole? Jaa, no loomulikult on meil kriisijuhtimine protsessina on väga selgelt paigas ja meil on ettevõttes selleks eraldi kriisigrupp, kuhu ka loomulikult kuulub kriisikommunikatsioon ja kriisikommunikatsiooni osa siis ongi see, mis on minu tiimi täita koos siis agentuuriga. Et loomulikult selleks me oleme valmis, meil on kriisikommunikatsiooni plaan, me pidevalt harjutame seda ja see on, ma arvan, üks kindlasti kriisikommunikatsioonis õnnestumise võti, et selleks tuleb valmistuda ja seda tuleb harjutada ja seda tuleb teha pidevalt. Jaa, aga ma mõtlen nüüd seda, et seal on äärmuslikke asju, see sama midagi loodetavasti kunagi ei juhtu, aga ohutusega seotud asjad, need on hoopis teised asjad, et seal see niisugune nagu lainetus on ka hoopis nagu mõjusam, on ju. Aga just need samad asjad, noh, ühte asja veitsi mailinud, oli probleem selle all parkimise ja raha kogumisega, eks ole, ka kriis tegelikult oma olemuselt jätab nagu halva maine, et mis mõttes, kas siis ei ole mingit kontrolli, et ta hakkab võtta rulluma sellepärast, et kui seal ei ole kontrolli, äkki ei ole mujas ka kontrolli. Noh, vaata, et sa pead nagu saama selle teistpidi, eks ole, kontrolli alla või et noh, et mis on kriis, et noh, et meil oli siin Luule ja Lääne, kes nüüd jälle PR-agentuuri tagasi läks Teliast, et ta nagu mainis kunagi Coca-Cola jaoks töötas, et seal on nagu suhkruga seotud teemad, kõik kriisid, et kui on mingid suhkrumaksud, see on nagu potentsiaalne kriis, sest see tõstab, et mis hetkest sa nagu räägid, et see on tavaline kommunikatsioon, millega tuleb nagu intensiivsemalt tegeleda, on ju, ja mis hetkest ta nagu läheb täiesti nagu kriisikommunikatsiooni nagu handbooki pidi, eks ole.
tead, see on alati sihuke huvitav, et ta võib alata sul sellise tavalise kommunikatsioonina, eks ju, ja siis ta võib sealt edasi lihtsalt kasvada millekski muuks. Aga noh, me täna vaatame seda ise niimoodi, et kui me räägime sellistest reisijatega seotud teemadest, mis siis on keerulised lahendused või keerulised lood, et neid me vaatame kui business as usual, isegi kui seal on nagu sellised kriisikommunikatsiooni võib-olla sellised elemendid juba olemas. Aga kui me räägime maine teemadest, siis loomulikult seal me vaatame seda kui kriisi ja kui kriisikommunikatsiooni. Aga kas sul on endal tekkinud juba nagu kogemuslik tunnetus, et sa oskad enam-vähem juba nagu vaadata peale, kui teema tõusetub kas meedias või kuskil, ma ei tea, minu pärast mingi tarbija tagasiside seal kuskil vaatad, et sellest võib hakata rulluma. Et sa nagu juba oskad nagu hinnata, et sellest võib tulla mingi jama ja olla nagu aktiivsem või et kuidas sa reageerid selle, et nagu sa ütlesid, et mõnes mõttes sa pead olema 24/7 valmis, reaalsuses sa ju ei taha nagu kogu aeg nagu mõelda kõige halvemaid stsenaariume ja õudselt nagu peast tegeleda, eks ole, et kuidas sa selle vahe enda jaoks teed? No eks see natuke ikka on selline nagu heas mõttes tagumiku tunne mõne asja puhul, et nagu, et okei, siit võib tulla, aga mina usun monitooringusse ja sellesse, et kui me midagi juba näeme, et nagu kuskil natuke nagu võbeleb, et siis me seda ikkagi jälgime, et monitooring on meie, ma arvan, sellistes kohtades võti, et me hoiame silma peal, me valmistame võib-olla mõnes teemas juba kohe ka alguses ette mõned põhisõnumid selleks, et siis kui on vaja kiiresti reageerida, siis meil on see kohe kiiresti varnast ka võtta, lihtsalt praktilise poole pealt näiteid tuues on ju, aga on natuke tunnetuse küsimus siis või? No ma arvan, et on, aga see tunnetus on õnneks mind ka petnud mõned korrad, et kus tundub, et okei, see nüüd nagu kohe läheb käest ära, see kohe lendab, nagu täna teeme kaua tööd, siis tegelikult et see ei ole kuskile läinud, et need on need sellised positiivsed kohad. Ja mulle tundub, et niipidi on nagu parem, kui me oleme natuke rohkem valmis, kui see, et siis mingid asjad tabavad meid väga ootamatult ja siis on seda palju keerulisem lahendada. Aga see küsimus, näiteks sama näide, mis oli selle siis turvakontrolli teemaga, eks ole, kus siis endine lepingupartner ja uus lepingu potentsiaalne partner, kes tahtis saada, toimus vaidlus, eks ole, potentsiaalselt mõlemad jäid minu meelest mingis osas on ju. Ja te olete nagu kaasatud sinna, et kuidas sa sellesse vaatad, et sul on tegelikult partnerid, kus sa just rääkisid nagu partnertunnusest, et niisugust kogukonna, et sa nendega, et sina pead ju nendega tegema veel hiljem tööd edasi. Samas see jagelemine ei too kellegile nagu maine mõistes nagu head, et kuidas sa sellist situatsiooni pealt vaatad? Üks on see, mis on konkreetne, ma ei tea, see sama parkimise teema, mis on niisugune maja sisene asi natuke, aga teised on, või nende lennufirmadega, et kuidas sa seda nagu vaatad, et ei taha ju tülli ka minna, ei taha öelda, et kuulge, need ongi, ei saa hakkama sinu asjadega. Eks see natuke sõltub, eks ju, et kui me räägime nüüd lennufirmadest või meie klientidest, siis kui Ryanair tuleb väga jõuliste väidetega, siis me ei lange sellele tasemele kunagi, sest meie vaatame neid ikkagi alati kui oma kliente. Et me saame ümber lükata valeväiteid, aga meie ka stiil võib-olla on erinev nende omast, et see ma arvan on ka juba nagu siuke stiililine küsimus. Aga see on keeruline koht, ma olen nõus, see on keeruline koht. Kui see toimub kuidagi meist väljaspool täiesti, siis me pigem hoiame distantsi. Et sa lasel selle nagu toimida oma ette, et nad vaidlevad selle oma asjad ära ja... Jah, ma arvan, et see, tihti lugu tegelikult see on see koht, kus meie tihti lugu ei saagi sekkuda, kus on juba kas kuskile kohtulahendid, eks ju, mis juba ootavad, et või ka, kui üldse lennunduses olid keerulised ajad, kui me räägime siin Nordicast, et siin Eesti meedia ja ka võib-olla siin ministeeriumites lihtsalt peetigi vahepeal kogu lennundussektorist natuke selliseks toksiliseks, et kuigi lennujaamas võib-olla oli kõik okei, siis ei taheta väga puudutada seda teemat. No jaa, aga sa käid magistratuuris
poliitika teemast sa vist saad aru, miks neid asju tehakse, eks ole, ja noh, ega see saaga ju veel läbi ei ole, ma saan aru, et mingid komisjoni jälle ikkagi ju seal pannakse kokku, et uuesti peale vaadata, kas see asi kõik oli nagu hea ja selles mõttes miks ma sellest räägin, on mitte nagu eita varju teile, aga lihtsalt just mõtlengi, et turunduskommunikatsiooni inimesena sa oled sellises nagu keerulises kohas, on ju, et noh, et sa pead nagu kaitsma selle institutsiooni mainet, on ju, samas üldse nagu ei ole seotud teiega, on ju, ja lõpptarbijate jaoks võib-olla on seotud, sest nad ei saa sellest erisusest aru ja poliitikud hea meelega seostavad kõik selle jama kokku, et see asi ongi nagu kõik niukene halb, on ju. Ja kui me võtame nagu seda, et ma ei tea nüüd viimase aastaga, et aastaid on olnud ju lennujaam üks kõige atraktiivsemaid tööandjaid. Et maine on olnud meeletult hea ju tegelikult, on ju. Ja siis tulevad sellised asjad, millega sina üldse ei saa nagu midagi teha, eks ole. Jah, ja see ongi kohati keeruline, aga see on see, mis teeb meie tööga põnevaks. Et sa tõid väga häid näiteid, et kui me vaatame neid olukordi, kus siis ühelt poolt meie maine on väga hea, aga me saame ka kohati pihta, siis ma arvan, et sellised üles ja alla mäed on tegelikult kõikide ettevõtete, kõikide brändide puhul. Me lihtsalt ei saa kuidagi lahti sellest, et jah, me oleme ettevõte, aktsiaselts, aga me kuulume riigile. Aga muuseas see, jällegi proovime natuke üldistada, et me oleme nagu jõudnud hästi huvitavasse ajastusse minu meelest, kus kõik infraettevõtted, ja ma nimetan ikkagi lennujaam on ka infraettevõtted, sadam, rääkisime Rail Balticust ehk nagu klassikalisest, eks ole, raudteest, jah, et bussid on nagu huvitav, nad on nagu erakätesse kuigi doteeritud, aga on kuidagi eraldi asi, aga kõik siuksed suure energiataristu, kõik, eks ole, on ju. Mul oli, eks ole, vestlus oli siin Maria Tiidusega, Alexela turunduskommunikatsiooni juhiga, kus me rääkisime, et tema on ka minu meelest siukse nagu, et Alexela ise on nagu kõik teinud hästi, on ju, aga ta on niukse toksilise valdkonna sees praegu, kuna energia hind on kõikidele probleem, eks ole, on ju. Ja üks on see lõpptarbija vaade sellele asjale, eks ole, kas mu praam sõidab või jääb jälle kuskil mingi probleem on, eks ole, ja poliitikute vahelt nad tunnetavad seda niisugust nagu rahvapahet, on ju seal, ja samas see võtab kõik palju raha, mida ei ole nagu jagada ja siis tekibki selline, et kõik need asjad on nagu siuksed halvad, on ju, et nüüd see olete sattunud infrana kuidagi olukorda, kus ükspuha, mida sa teed, tegelikult on foon, on halb, eks ole, on ju. Et jube halb koht olla, on ju. See foon on halb, aga meie bränd on jätkuvalt tugev ja seda näitab just see ka, millele sa viitasid, see tööandja brändi uuringud, eks ju. Et me oleme väga atraktiivne tööandja jätkuvalt. Ja mulle tundub, et see kõik on tegelikult seotud sellega, et meie bränd on seotud hästi sellise positiivse asjaga. Mis on reisimine. Sa lähed kuhugi. Ja või tuled siis kuskil. See on mõlemad pidi jube magus, on ju. Et see, kui sa lähed ära, sul on midagi põnevat tulemas. See, kui sa saabud koju, on tihti veel magusam, eks ju. Ja me oleme ise omavahel mõelnud, et kui sa ka lennujaamas kõnnid, siis seda on nagu... seda on päriselt tunda, et seda on seal õhus, et see selline positiivne... Mingi ärevus siis nagu, aga positiivne ärevus. Pigem positiivne ärevus on see, mida mulle tundub, et inimesed lennujaamaga kuidagi seostavad. Samuti ma arvan, see meie selline mõnus hubasus ja kodusus ja meie eristume ikkagi teistest lennujaamadest. Ja selle väiksuse mõistes just või? Ma arvan, et väiksus, aga ka see, et me oleme seda täna hoopis teistmoodi kujundanud seda reisija teekonda seal, kui paljud teised lennujaamad, kes on läinud hästi sellist geneerilist, lihtsat teed, kui meie oleme jällegi teinud seda just selliseks nagu et me oleme toonud sinna sisse erinevaid brände, me sisustame seda selliselt, et seal on erinevaid nurgakesi, sopikesi, kus kõik leiavad endale mõnusa koha, kus meil on lastele lotte mängumaa. Ma nägin mingit sotsiaalmeedia postitust, et mingi gym oli sinna juba tekitatud või? Ja see on võib-olla see teine koht, mida me teeme teistest lennujaamadest erinevalt, on see, et me brändime väravaid ja me teeme seda sellepärast, et reisijatel oleks vahva, et oleks nagu vaheldus, et kui sa tuled ka mingi aja tagant, siis sellel samal väraval võib olla hoopis juba teine ilme. Teised lennujaamad ei ole seda veel kuidagi üles võtnud, sest meie näeme siin ka lihtsalt tegelikult business case'i, et üks variant on meil see ise sisustada ja siis seda uuendada, aga täna me saame seda teha partnerite toel ja saada sellest ka veel reklaamiraha.
nii et see on see koht, kus me täna oleme, kui meie lennundus teenib kahjumit, siis lennujaamana me peame leidma neid teisi kohti, kust raha teenida. Reklaam, kinnisvaraarendus ja ka erinevad siis muud teenused on need, kus me täna peame väga tõsiselt vaatama ja tegutsema selleks, et just seda sama lennundust ja lennuühendusi toetada, et eestlastel oleks rohkem kohti, kuhu lennata. Ütle mulle seda, et ma mainisin seda, et ma nägin sotsiaalmeedias seda Jimmy nagu asja, kui palju see üldse nagu sotsiaalmeediat, kuigi jällegi, et teil otseselt te ju ei müü lõpptarbijale, aga kaudselt te nagu seda ikkagi keskkonda teete selle jaoks, et palju see sotsiaalmeediat kasutad ja palju selline nagu omatud meedia sinu jaoks üldse kommunikatsioonis on nagu tähtis? Meile ta on väga oluline, sest meie täna näeme, et see on meile kanal just selle sama üldise reisipisiku levitamiseks, et reisijaid tekiks rohkem juurde, et inimene läheks lennufirma juurde ja ostaks selle pileti, tõstaks seda teadlikkust. Ja kindlasti ka töötajate leidmine ja tööandja bränd on see, miks me seal oleme aktiivselt täna, et muidu otseselt meie kliendid seal ju ei ole. Kuidas see on jälle minu jaoks nagu huvitav, et kas sa oled pannud oma meeskonnaga paika, et missugune see toon on seal, et selgitasid ja seda ma olen tundnud ka, kui ma olen lennujaamast läbi käinud, et see on nagu hubasuse, kodususe tekitamine, eks ole, on seal siuke nagu, ja see läheb hästi kokku selle meie nagu riigi väiksusega ja tuleku, kellest seal ma saan aru, aga kuidas sa sotsiaalmeedias oled seda nagu paika pannud, kas on üks käepikendus, et milline see nagu present seal peaks olema või on see üldse läbimõeldud või kuidas sa sinna lähened üldse? Eks see lähtub alati meie siis laialt öeldes meie kommunikatsioonistrateegiast, aga loomulikult ettevõtte väärtustest, et selline avatud, hooliv ja usaldusväärne, et meil ei ole sõnakõlksud. Et me päriselt oleme seda, me päriselt kanname neid väärtusi meie tone of voices, meie visuaalides, meie erinevates materjalides, mida me loome keskkonda, me teeme väga palju ju tegelikult keskkonnadisaini. Meie turundus on väga palju keskkonnadisaini põhine. Nii et me seda kõike jälgime väga palju, jah. Aga kas sa lased seal, kas sul on keegi inimene, on see väljaspoolt, kes neid postitusi asju teeb, eks ole, või kuidas sa selle oled nagu organiseerinud enda jaoks? Me oleme katsetanud aastate jooksul erinevaid variante, et meil on olnud see kommunikatsiooniagentuuris, meil on olnud kuigivõrd seda tehtud ka loovagentuurist ja täna me teeme seda ise majast seest. Ja vaatame ka selles osas natuke tuleviku suunas, et kas ja kui palju ja mida me saame ka automatiseerida. Aga kas sa seal annad nüüd sellele inimesele nagu muidu kõik asjades, ütleme, et anname ülesande kätte ja tee või sa tahad seal õudselt vaadata, mis nagu välja läheb. Et see on vaata, miks ma seda küsin, on ju, et see on nagu keeruline situatsioon, et klassikalise meedia lähenemisena, nagu sa ütlesid, et et sa tahad ennem näha seal mingisuguseid lahendusi, valite välja, teete otsuseid, kommunikatsioonina, täpselt samamoodi, eks ole, see mingite asjade vastu me nagu neid sõnumid paneme. Ja siis meil on mingisugune kanal, mis peab olema tegelikult suhteliselt nagu kiire kanal, eks ole, me peame seal palju tegema. Mul on natuke tunne, et see kanal on jäänud nagu teise sfääri, et paljud ettevõtted nagu lasevad sellel eraldi tegutseda seal mingil meeskonnal, on ju, ja ma ütlen, et aga tegelikult potentsiaalselt jube suur risk istub seal, sellepärast et me eeldame, et meil on tohutult head töötajad ja võib-olla see nii on, aga võib-olla ka töötajad ei taju kõiki kultuuri nüansse. Vaata, kui sa oled, me rääkisime kasvu alusharidusest, on ju, et inimesed näevad ja tõlgendavad erinevaid asju hoopis teistmoodi. Mida suurem infra, mida suurem sümbol sa oled, seda rohkem on tähelepanu, et muidugi mingi väike ettevõte ei ole võib-olla vahet, on ju. Ja nüüd on see asi, et kui sa lased väga nagu oma pea teha, on ju, et sisust ära, on ju, sa umbes tead, mis me siin teeme, tuleb mingi väike sõnum, ja sellest läheb mingi täielik jama lahti, millega sa üldse ei arvesta. Kuidas sa enda jaoks selle oled ära lahendanud? Hästi lihtsalt. Nii. Ma valin väga hästi oma tiimiliikmeid. Ja ma saan sellest aru, aga vaatamata sellele, eks ole. Ja, ma tean, mis sa mõtled. Ja, et see on valus koht kõikidele minu meelest praegu. On ja see tuleb täna nii ootamatult ja üleüldine selline, nagu foon on meil negatiivne. Nagu kui me vaatame sotsiaalmeedias ja kui me näeme sellist nagu kommentaaride, et kui mõned aastad tagasi me saime väga palju kommentaare postituste peale, et nii tore, nii lahe uus lahendus,
oi, kuidas te teete nii kihvti asja ja nii edasi, siis täna need on väga harvaks jäänud. Ja ma ei tunne, et me teeksime midagi halvemini, me teeme väga sarnaseid asju ja ma arvan, et me teeme paremini mingeid asju, mida me tegime 5 aastat ja rohkem aastaid tagasi. Aga see foon on selline täna lihtsalt. Ja meie oleme selle lahendanud täna niimoodi, et meil on alati siis vähemalt 4 silma printsiip kõikidel asjadel. Et see ei pea olema mina, aga lihtsalt, et meil tiimis sees on alati kõik asjad, mis lähevad välja, meil on seal alati 4 silma, et ei ole üks inimene, et alati keegi teine vaatab veel. Ja mina usun, et meie tiimis täna meil on küll hästi hea selline nagu nii organisatsiooni kui ka võib-olla selline nagu lennunduse vaade üldse laiemalt, aga ka selline võib-olla selline sotsiaalne tunnetus ja närv, et aga ma toon veel ühe näite juurde, et Luule Lääne, kui eks ole Telias veel oli ja me just rääkisime sellel hetkel, aga kui toimus selline suur koondamine, siis oli niisugune printsiip, et neil oli just välja minemas, eks ole, mingi kampaania ka nendel oma maja külje peal, mis on lõppsarbijatele suunatud, hästi positiivne kampaania ja siis on, eks ole, kõrval selline leina meeleolus suur koondamine, eks ole, käis ka meediast läbi, on ju. Ja et see mõjutab üksteist, on ju, et kui sa lased selle välja, siis need, mis toimub, on ju, et nad otsustasid selle peatada, et loogiline see, aga ma mõtlen teie puhul näiteks selle asi, et te teete mingisuguseid postitusi, on ju, ja kuna teil on ju hästi palju neid samu teisi liikmeid, kogukonna liikmeid, need samud lennu ühesõnaga, kes lendavad, eks ole, ja nemad teevad mingeid asju või inimene ei ole rahul seal mingi asjaga, mis johtus seal lennukis ja nii edasi, on ju. Ja nüüd ta vaatab seda, et teil siin kõik nii rõõmus, kui mul läks kõik pekki, eks ole, on ju. Ja siis tuleb keegi teine, kes ütles, mul läks ka pekki ja kolmas ja nii edasi. Ma mõtlen seda, et sa ei saa nagu lõpuni nagu seda, et kui ühes majas sa isegi saad nagu neid asju arvestada, siis teistes nagu see, mina ei oskaks teha seda, et see on minu jaoks nagu tohutult nagu raske ülesanne, on ju. Ja ma arvan, et meil ongi täna ka see selline pidev nagu balansseerimine, et eks me mingid teemasid, mis me jälgime erinevaid asju, meil on hästi väike tiim ja see, ma arvan, on ka hea, et turundus ja kommunikatsioon ongi koos. Et meie majas see on väga-väga loogiline, et need asjad on omavahel hästi seotud ja seetõttu meil nagu erinevad teemad käivad hästi sama jalga ja me hästi kiiresti saame mingeid asju peatada, mingeid asju jälle siis nagu vastavalt sellele muudele teemadele ka, mis on õhus, siis me mugandume kiiresti, ma arvan. Aga meil on 3,5 miljonit reisijat, on ju, ja meist mitte sõltuvalt väga paljudel neist läheb midagi kehvasti, on ju. Et lennujaamas, kuigi ma rääkisin sellest positiivsest ärevusest, on ju, siis tegelikult on väga palju ka negatiivset ärevust. Ehk et see, et kas mul said nüüd lapsele kõik asjad kaasas, kas mul pass on kaasas, kas ta on äkki aegunud, on ju. Et neid on väga palju neid teemasid, mis tegelikult inimestel seda ärevustaset nii kaua, kui neid on sealt julgestusest läbi saanud, hoiab hästi kõrgel. Siis tekib inimestel selline vabanemine ja selline nagu kergem tunne. Nii et me tegelikult nii meie siis nagu töötajad kui ka partnerite töötajad on väga palju sellises nagu negatiivses foonis, et nii reisijate poolt kui ka võib-olla siis nagu lisaks veel, eks ju, selline nagu meediasurve, et ma arvan, et see on asi, millega me oleme kuidagi õppinud nagu elama ja koopima ja see on see koht, kus me täna näemegi, et meil nagu selleks maandamismeetmeks nii-öelda on see, et me mingites teemades valmistume rohkem ette. Meil ei ole sellist nagu, ma ei tea, mingit sellist playbooki, kus meil on iga teema jaoks nagu valmistatud ette mingi sõnum või mingi pressiteade, ma ei usu sellesse, sest need on nii palju erinevaid asju, mis saab juhtuda. Aga mingid teemad meil on, mida me näeme, et mis korduvad. Ja siis selleks meil on tegelikult aga kas sa kliendi teekonna oled paika pannud, see sama klient, kuidas ta tuleb sisse, mida ta seal näeb, eks ole, kuhu ta läheb, kus see ärevuse tase on suurem. Just klassikalise kliendi teekonna nagu selles ju öeldaksegi, et erinevates etappides, seal võib ka olla ennem lennujaama ja nii edasi, et sa nagu hindad ära ka selle emotsiooni taseme, et ta on nagu õnnetu või ta on nagu, ma ei tea, vihane või ärev, eks ole. Kas te selle olete läbi mänginud, on see nagu kirjas ka kuskil või?
jah, reisija teekonna disain on asi, mis on selline asi, mis ei saa kunagi valmis. Sest see on see, mille ümber tegelikult me kogu aeg oma siis tegevusi, oma plaane ja ka tegelikult partnerite valikut teeme. Meil on see kirjas, aga see on asi, mis ei ole selline, et see on nüüd ma ei tea, staatiliselt brändiraamat on nüüd valmis ja siis nüüd selle järgi sõidame. Sa räägid sellisest dünaamilisest kirjeldusest, mida te siis kogu aeg vaatate ja muudate vastavalt sellele, mis toob. Sest täna me oleme ikkagi selles kohas, kus me planeerime lennujaamale suurt laiendust. Ja me planeerime tegelikult sellist põnevat iseteenindusprojekti ka. Ehk et me tahame kasvatada seda reisijate arvu, kes annavad ise ära oma pagasi, teevad ise check-in'i ja tegelikult tulevikus lähevad ka ise boardingust läbi. Nii et see on, ma arvan, see koht, kus me täna kõige rohkem nuputame ja see on see, mis saab kõige rohkem muutma ka meie siis reisijate teekonda. See on kaubanduses me juba kõike ise teeme, aga kas seda reaalselt juba maailmas toimub või? Seda toimub päris mitmes lennujaamas. Tõsi, täna on need lennujaamad pigem hästi suured, kes on seda teinud või suuremad ja mitte ka võib-olla kõikides oma väravates ja terminalides. Meie jällegi oleme nii palju pisike, et kui me teeme, siis meil on mõistlik teha see valdavaks. Ehk et meie plaan on ikkagi see, et meil üle 80% reisijatest aastaks 2030 läbib lennujaama juba täitsa iseseisvalt. No ja, aga jällegi kaubanduses on sama asi, et on natukene selline, me näeme ju, et selline päris lindi peale paneb, et neid jääb mingis osas, eks ole, mingi generatsioon, kes ei suuda midagi aru saada, mis seal ümberringi toimub, et eks te peate ka seda aitamist tegema, aga et ma mõtlesin seda, et kuidas sa saad aru sellest kliendist, kes on küll kaudselt teie klient, aga sellel hetkel on sisuliselt, et mida ta ootab, kus tal see ärevus on, kas te teete mingit ma ei ütle, jälgimine on paha sõna, aga et kas sa vaatled inimesi, kuidas nad kulgevad, küsid sa inimeste käest meeskonnana seda või kuidas sa saad aru, kuidas see probleem on või sa mõtled loogiliselt, sa ise tunnevad teised ka või? Meil on selline hea tagasiside küsitlus, mida tehakse üle lennujaamade Euroopas, mis on ACI poolt loodud siis selline ASQ, Airport Service Quality, mis vaatab siis absoluutselt kõiki erinevaid etappe siis alates parkimisest kuni siis lõpuks lennukini jõudmisest. Ja see on selline indikaator, mis meile tegelikult väga hästi pidevalt näitab, see on kvartaalne uuring, et see näitab seda, kui meil kuskil tekivad mingid jõnksud sisse ja näitab ka tegelikult neid kitsaskohti pidevalt ära ja sealt on selgelt näha, et kui meil kuskil mingis piirkonnas käib mingi remont või rekonstrueerimine, siis me kohe näeme seal jõnksu. Inimene siis täidab reisi jooksul selle või kuidas see käib, kuidas ta tagasisidet annab? See on reisija uuring, mida tehakse siis lennujaamas ja seda viivad läbi siis selleks koolitatud inimesed. Nad tulevad juurde, täidavad ära seal koos selle? Jah, just. Seda tehakse nii eestlaste, välismaalaste, erinevate siis meie persoonade hulgas, et siis saada selline võimalikult laiapõhjaline. Ma kuulsin juba sõna persona, et ma küsin, kas te persoonad olete ka paika pandud? Jaa, meil on persoonad paika. Palju teil persoonasid on kokku? Meil on persoonasid 8. Päris palju, jah? Jaa, meil on persoonasid 8, sest me olime ikkagi sellises kohas mõned aastad tagasi, kus me alustasime selle sama reisija teekonna disaini järgmist etappi ja me saime aru, et me peame need persoonad, et me oleme küll rääkinud, me mõtleme erinevatest reisijatüüpidest, et nagu business reisija ja siis perega reisija ja siis kellel on võib-olla mingi liikumispuue või kellelgi on keeruline liikuda. Et meil on mingid sellised arusaadavalt mingid tüpaažid, aga me tahtsime minna sellega edasi, et saada tegelikult paremini aru just meie enda teenuste vaates, et
kas see oli teenusdisaini tulemus siis või? Tegite selle teekonna läbi ja siis kaardistasite ära. Kas see on teinud elu lihtsamaks, et need on konkreetselt nüüd nagu nimed on seal taga, küll ütleme välja mõeldud nimed, aga et on meeskonna liikmetel, kaudsematel inimestel, kes tegelevad kas teil oma lennujaamas nagu klientide teenindamisega, et on seda lihtsam nüüd nagu näidata, näete, meil on selline, me praegu räägime sellest persoonast siin, et versus see, kui teil ei olnud seda paika pandud, et kas sa soovitad seda, kellel veel ei ole persoonasid ikkagi ära kirjeldatud, isegi kui see sotsstemm on kõik paigas ja nii edasi, sa soovitad seda? Ma soovitan seda kindlasti, ma arvan, et see on väga oluline alus selleks, kui minnagi konkreetsemaks ja saada aru, et mille vastu me ikkagi kelle ja mille vastu me töötame. Heas mõttes on ju, et mulle tundub, et see on hädavajalik, et persoonad on ära kirjeldatud, et nad on paigas ja et tõesti teenuseid disainides mõeldakse persoonadele, mitte lihtsalt võib-olla sellele, et meil on ju need mingid erinevad tüübid ja just see sotsstemm, millest sa räägid, on ju, et see justkui on paigas. Tahan korra veel küsida vastutustundlikust turundusest või siis kaudsemalt kestlikkusest ja ESG-st ja mis meil suur teema on kõik, on ju. Kuivõrd see on praegu läbiv sinu töös? Või on see juba olnud kaua aega läbiv? Ta on olnud meil läbiv, ma arvan, ütleme aastast 2018-2019, kui me võtsime tõsiselt selle teema enda jaoks fookusesse. Ja kas see tuleb, üks on see, et me võiks sinna minna juba vabatahtlikult, aga kas see tuli juba lennufirmade enda nagu ootustest, finantseerija ootustest, et tegelikult peab olema väga selged plaanid, kuidas see asi on nagu korraldatud ja nii edasi? See tuli lennufirmadelt kindlasti ka, aga meil kindlasti tuli ka see nagu selle ACI ehk siis Airport Service International, Airport Council International, vabandust, ma parandan, et seal me võtsime tegelikult vastu ühiselt otsuse ja vastutuse, et me mingiks aastaks oleme süsinikuneutraalsed ja siis täitsa kliimaneutraalsed. Ja meie oleme siin teinud selle ära nagu kiirkorras, jällegi eesrindlikuna väiksuse mõttes. Ja täna me oleme lennujaama süsiniku heitmeid vähendanud 95% hulgas. Et me tõesti võtsime ette ja tegime, kui paljud lennujaamad võib-olla ostsid krediiti, siis me päriselt muutsime asju, sest meil oli võimalik seda teha. Ja mulle väga tegelikult meeldis see faas, kui me rääkisimegi jätkusuutlikkusest ja kestlikkusest ja me rääkisime nendest asjadest, mida me saame ära teha. Me saame midagi muuta, siis täna, kui me räägime ESG-st, siis me kõik mõtleme raporteerimise peale. Ja see on nagu see koht minu meelest, kus nagu et see ei ole päris see. See ei ole ju päris see. Ja. Meil jällegi, meil tuleb eraldi episood välja ESG-st, kus me siis nagu Sustineeri esindajaga räägime seda üle, eriti ka mis turundajad puudutab ja oleme ka siin teistes vestlustes seda puutunud, on ju, et see ongi hästi tegelikult fundamentaalne otsus, et sa lähed seda tegema ja mina alati olen nagu ma küsin seda sinu käest ka, kas sa nagu oma kommunikatsioonipartneritelt ootad ka seda compliance'it, et nad on vastavuses teatud asjadega? Jaa. Kas on ka kõik? Ütleme, et sa ei pea vastama tänaste partnerite kohta, aga need, kes sulle tulevad konkursitele, et kas nende jaoks on see juba ka nagu, et piisavalt on Eesti ettevõtted seda küsinud, et nad on need asjad juba enda jaoks läbi hakanud mõtlema? Mulle tundub küll. Mulle tundub, et me oleme sinna suunas teel. Et selles mõttes ei ole nagu halb olukord meil, eks ole? Jah. Ja meie kindlasti, kuigi nüüd on väga tõenäoline, et neid meetmeid need lõdvendatakse, siis meie ikkagi täna plaanime teatud sammudega jätkata, et me kindlasti järgmisel aastal, kui me ei pea seda raportit veel tegema, siis me ei tee, aga me ikkagi lähme nende sammudega edasi, et siis ikkagi olla valmis siis juba 2 või 3 aasta pärast. Lõpetuseks ma puudutan korra tehisintellekti teemasid. Kuivõrd see on sinu laual, et sa juba varem natuke mainisid automatiseerimist kui sellist, eks ole, mingite protsessides, aga tehisintellektiga, et kas see on niisugune asi, mida sa kasutad mingis osas, mida partnerid kasutavad, mida sa eeldad, et partnerid juba kasutaksid ja mis osas?
Noh, see on sihuke väga kuum teema, eks ju täna, et kõik räägivad sellest, kõik natuke juba nagu kasutavad ja proovivad ja katsetavad. Aga noh, suurtel ettevõtetel on ikkagi väga tähtis vaadata seda turvalisuse poolt ja see kõigepealt tagada, luua raamistikud, luua reeglid, piloteerida, katsetada ja siis leppida kokku, kuidas me ja kuhu ja mille jaoks me seda kasutame ja siis võtta seda kasutusele. Et me oleme täna selles kohas, kus me ettevõttena piloteerime, me võtame kasutusele, me loome neid reegleid täna, meil on esimesed siis pilootgrupid, kes saavad ka päriselt kasutada oma töös ja katsetada. Ja turunduses me täna sisuloomes kindlasti juba oma jagu seda kasutame ja vaatame täna väga aktiivselt oma Euroopa kolleegide poole, et meil on näha täna, et meil on mitmed meie kolleegid on meist juba veidi ees, nii seadusandluse kui ka võib-olla sellise nagu infoturbe lahenduste osas. Nii et meil on sealt väga palju õppida ja noh, me näeme näiteks, et kuidas kriisikommunikatsioonis vaadatakse juba selles suunas ja luuakse lahendusi, et sa mõtled, et kiiresti tekivad igasugused sõnumid ande ette selle kriisi nagu suuruse. Just. See on huvitav, no kas sa seda ei karda, mida on nagu ette heidetud, et justkui selline värvikus kommunikatsioonis, see siukene nagu omapärane kommunikatsioon võib hakata nagu ära kaduma, et tekib selline, võib-olla on kantseliit nagu palju öelda, aga selline suhteliselt keskpärane, turvaline mudel uuesti tagasi, et kuna seda ta oskab hästi teha. Jah, ma arvan, et siin on selline kindlasti, noh, nii võib minna, aga noh, siin on, ma arvan, meie roll olla see vahemees, et mitte võib-olla liiga palju, et nagu usaldame, aga me ise kontrollime ja me anname sealt need lisavarjundid ja värvid juurde, sest noh, täna eriti veel eesti keeles see mudel ei ole selline, et saaks päris üks ühele ammugi pressiteatet võtta, ja meie valdkond ja teemad on nii spetsiifilised veel jätkuvalt, et see on veel selline koht, kus ei ole seda tunnet, et me oleksime nüüd noh, nagu tööta jäämas, vastupidi, et võib-olla just sellised lihtsamad tegevused on need, mida me saame ära automatiseerida, aga sellised keerukamad teemad jäävad kindlasti lauale. No, suurepärane mõte lõppu. Aitäh, leidsid aega meiega oma mõtteid, kogemusi, edulugusid jagada ja loodetavasti kõikidel vaatajatel, kuulajatel oli samamoodi huvitav, nagu minulgi oli. Ma loodan küll. Aitäh sulle!